Kujutage ette üht matkarada, kus suurimaks takistuseks pole mitte järsud mäed, vaid hoopis praamisõiduplaanid. Just nii. Täna vaatamegi lähemalt Stockholmi saarestiku rada ja seda, kuidas nutikas andmekasutus on muutmas üht logistilist peavalu tõeliseks unistuste seikluseks. Nii, mis meil siis plaanis on? Kõigepealt sukeldume saarestiku seiklustesse, et lihtsalt mõista, kui mastaapse asjaga on tegu. Siis lahkame neid navigeerimise väljakutseid ja infolünki, mis matkajaid on aastaid kimbutanud. Ja lõpuks kõige põnevam osa. Avastame, kuidas üks nii-öelda elav kaart pakub piirideta teavet ja teeb selle kõik kordades liiksamaks. Okei, esimene peatus. Seiklus saarestikus. Enne kui me probleemideni jõuame, peame saama pildi silme ette, kui erakordse kohaga on tegemist. See pole lihtsalt metsarada, see on ikkagi teekond läbi kümnete ja kümnete saarte. Stockholmi saarestiku matkarada on, see on muljetavalt 270-kilomeetrine rännak, mis luukleb üle lugematute saarte. Aga, ja see on oluline aga, see pole tavaline matk. Siin on vaja palju enamat kui lihtsalt vastupidavaid saapaid. Ja just see teebki asja keeruliseks. Ja see viibki meid otse raja suurima väljakutse juurde, navigeerimine. See pole lihtsalt matkamine, see on pigem üks suur logistiline pusle. Niisiis, võiks ju arvata, see on lihtsalt see pikk vahemaa, eks. Aga tegelik raskus peitub hoopis mujal. Ja siin näemegi seda põhimõttelist erinevust. Kui tavaline matkarada testib su füüsilist vastupidavust, maastik ja mäed ja nii edasi, siis siin on peamiseks proovikiviks hoopis logistika. Kuidas sa laveerid nende pidevalt muutuvate praamigraafikute vahel, see on see tõeline katsumus. Nii et jah, põhiprobleem on selle raja katkendlikkus. See ei ole üks pidev rada, vaid pigem logistiline mõistatus, mis nõuab pidevat planeerimist. Ja just see tekitabki matkajale kõige rohkem peavalu. Ja see logistiline mõistatus viib mind sujuvalt teise suure väljakutseni, kust leida selget ja arusaadavat teavet kõige selle kohta. Probleemi tuum on tegelikult väga lihtne. Isegi kui info on kusagil olemas, on see tihtipeale ainult rootsi keeles. Ja väliskülalise jaoks tähendab see päris tõsist takistust. Mõelge korraks, mida matkaja tegelikult vajab. Infot raja raskusastme nähtavuse, huvipunktide ja reljeefi kohta. Need on ju täiesti standardsed nõuded ühele heale matkakaardile, aga olemasolevad allikad lihtsalt ei suutnud seda infot pakkuda. Kuidas siis need väljakutsed lahendada? Vastus peitub tehnoloogias. Üks matkaja otsustas, et aitab jamast ja lõi andmepõhise elava kaardi. Lahendus polnudki mingi parema paberkaardi joonistamine, vaid dünaamilise andmebaasi loomine. Wikidea platvormile kaardistati üle 600 objekti. Absoluutselt kõik, alates praamipeatustest kuni grillimisplatsideni välja. Ja selleks kasutati midagi, mida nimetatakse teadmusgraafiks. Mõelge sellest nagu digitaalsest ajust, mis ei näe ainult punkte kaardil, vaid reaalselt mõistab ka nende vahelisi seoseid. Näiteks, et see konkreetne praamipeatus viib tolle matkaraja algusesse. Praktikas näeb see välja umbes nii. Iga asukoht pole lihtsalt üks punkt, vaid terve andmekogum. Praamipeatusel on koordinaadid ja sotsiaalmeedialingid. Grillimisalal on aga info varustuse kohta. See loob sellise rikkaliku ja omavahel ühendatud teabevõrgustiku. Ja nüüd jõuamegi kõige võimsama tulemuseni. See lahendus murrab maha kõik keelepärjerid, luues tõeliselt globaalse matkajuhi. Kuna kõik andmed on Wikidatas, siis keelel pole enam lihtsalt tähtsust. Info ühe ja sama praamipeatuse kohta on koheselt kättesaadav kümnetes keeltes, täiesti automaatselt. Sisuliselt tähendab see, et teave on keeleagnostiline. See eemaldab selle kõige suurema takistuse rahvusvaheliste matkajate jaoks ja muudab raja tõeliselt kõigile avatuks. Ja see ongi ju kogu asja mõte. See keeruline ja ausalt öeldes frustreeriv planeerimine muutub sujuvaks seikluseks. See annab igaühele, olenemata keelest, vabaduse ja enesekindluse saarestiku avastama minna. Ja see jätab meile õhku ühe küsimuse. Kas struktureeritud andmed ongi see võti, mis avab maailma metsikud paigad päriselt kõigi jaoks? See Stockholmi saarestiku mudel igatahes näitab, et see on täiesti võimalik.